Tere! Kõigepealt ma tahaks ütelda suur aitäh, et mul tekkis selline võimalus olla siin täna ja tutvustada oma tööd, mida ma olen teinud põhimõtteliselt üle aasta. Ja natukene oma taustas ka paar sõna. Ma olen olnud õpetaja erinevatel tasemetel umbes 21 aasta, et ma alustasin tavalistest koolidest, siis töötasin Tallinna Ülikoolis 10 aastat ja viimased 5 aastat Tallinna Ülikoolis ma olin ka tarkvaraarenduse dotsent, et selle teemaga, mis on seotud tarkvaraarendusega, ma olen siis tegelenud palju aastaid. Samuti ma olen töötanud erafirmades ja just erafirmades ma siis töötasin välja antud süsteemi, et kuidas siis kasutada riikide sarnasust selleks, et aidata alustada oma äri uues riigis. Siin on siis väike sisukord minu ettekandele ja siis ma üritan 20 minuti jooksul siis kõik need aspektid teile tutvustada. Eelkõige ma räägin siis üldiselt, mis asi on see credit scoring, sest et võib-olla paljud ei ole päris kursis, et milleks seda kasutatakse, mis asi see on. Ja siis ma räägin erinevatest algoritmidest ja näitan, millise tee kaudu olen mina läinud. Ja kui need aspektid on meile juba selged, siis tuleb see koht, kus me räägime, kuidas siis aidata firmad alustada oma äri uues riigis. No, minu töö oli seotud eelkõige siis finantsfirmaga, kõigepealt ühe finantsfirmaga, siis teise finantsfirmaga. Praegu on juba planeeritud töö siis kolmandas finantsfirmas ja on näha, et Eesti turul on see järjest rohkem huvi pakkunud. Ma olen osalenud ka ärikonverentsidel, mis siis toimusid siin Eestis ja kus on osalenud siis tippärijuhid ja selles ärimaailmas inimesed annavad rohkem ja rohkem rolli siis masinatele, sest et meie tulevik on ikkagi selline, kus masinad hakkavad tegema meie asemel väga tähtsaid otsuseid. Nii, ja selleks, et oleks võimalik siis firmat aidata uue riigi turul, ma sain kasutada väga huvitavat ja suurt uurimistööd, mis on ka vabalt kättesaadav internetis. See on siis European Value Study and GESIS Data Archive. Et üldiselt see firma, milles ma siis räägin natukene hiljem veidikene täpsemalt, on uurinud kõik Euroopa riigid, on uuritud inimeste hoiakut, prioriteedid väga paljudes eluvaldkondades. Samuti on tegelikult need uurimused viidud ka mujal maailmas, aga minu töö ikkagi keskendus Euroopale ja sellepärast ma teisi riike ei käsitlenud. Siis edasi on aspektid sarnasusest. Et paar sõna nagu ette, et kui ma võtan ühe riigi ja tahan selle riigi alusel luua mingi mudeli, mis aitab siis mingis uues riigis tööd teha, siis need riigid peavad olema sarnased. Ja seal on väga oluline küsimus, et kui sarnased need riigid siis päriselt on. Ja ma kasutasin siis sarnasuse arvutamiseks siis professor Peeter Lorentsi meetrikat. Ma ka seletan hiljem, et miks pärast see valik oli ju selline.
Ja siis räägin ka sellest uues mudelist, kuidas see oli loodud, noh ja siis kokkuvõte. Et alustame siis sellest, et meil on turg olemas, on olemas inimesed, klientid, kes noh, näiteks soovivad võtta laenu. Siis selge see, et parim hulk nendest inimestest, parem kiht nendest inimestest pöörduvad panka poole. Ja pank uurib väga põhjalikult inimeste tausta. Nendel on õigus küsida kontoväljavõtteid, palgaandmeid, terve aasta kohta isegi, arvutada siis, kui usaldusväärne see klient on ja siis anda talle laenu suhteliselt väikse intressiga. Nüüd aga on olemas turul päris palju finantsfirmasid, kes üritavad siis ülejäänud inimestele ka midagi pakkuda. Noh, küll on olemas sellised laenud, mida antakse siis ettevõtetel, noh, või ütleme mingi äri alustamiseks. Küll on olemas siis sellised laenud, mis on suunatud konkreetsetele isikutele. Noh, osa firmades on siis kiirlaenufirmad, kellest te kindlasti väga palju teate ja oskaksite väga palju kriitikat siis selle kohta tuua, aga see on ka nende äri ja eks ma võib-olla siin nende protsentide seletamiseks ütlen ka mõned sõnad. Põhimõtteliselt on tänapäeval ma juba vaadanud, et ka väiksemad pangad pakuvad laenu suurema protsentiga, noh väiksema kui siis kiirlaenufirmad, aga nemad siis teevad neid otsuseid üsna sarnaselt sellele, mida mina pakun. Igatahes see väljaspoolt näeb umbes sama, aga millised mehhanismid seal kasutatakse, noh, see on ikkagi pigem ärisaladus. Ja ega ma täpselt kõik detailid ei tohi teile ka siin praegu ütelda, aga ma keskendun siis sellele IT-lahendusele. Kus iganes me ei oleks, noh, ma mõtlen, mis iganes firmas me ei ole, klientidega on seotud hästi-hästi palju andmeid. Ja siin ei ole tegu ainult nende andmetega, mida küsitakse kliendi kohta otse, no näiteks kui on mingi ankeet olemas, klient seal vastab, on olemas ka igasugused taustauuringud, et näiteks uuritakse mitmes sotsiaalvõrgus inimene on, siis no, tegelikult vaadatakse kogu tema võimalikku aktiivsust internetis, et kui palju ta näiteks tuntud inimene on, et seda kõike on tänapäeval võimalik kontrollida. Paraku meil mitte mingit privaatsus juba ammu ei ole ja sellel on nagu siis oma plussid, noh, kindlasti oma miinused, aga küll inimesed siis harjuvad sellega nii või teisiti, et noh, meil ei ole sellest väljapääsu, me peame olema läbipaistavad. Nüüd siin allpool on siis toodud väike selline mõttekäik, et kui me loome mingid mudelid, mis lubavad otsustada mingi komisjoni asemel, kas inimesele on võimalik laenu anda või mitte, siis me alustame suurtest andmetest, sest me ei räägi ühest inimesest konkreetselt. Me räägime ikkagi näiteks miljonitest inimestest, kes on juba laenu saanud ja kus oli võimalik jälgida seda inimese käitumist, et kuidas ta on tagasi maksnud, et kas on läinud midagi inkassosse, kas on läinud midagi edasi. Ja kogu see info on siis tegelikult hästi suur. Aga selle info põhjal kasutatakse siis erinevaid machine learning algoritme, mis oskavad siis analüüsida suurt
andmete hulka. Siin tegelikult ei tohi päriselt rääkida sellest big datast, et originaalses mõttes big data on midagi tunduvalt suurem, kus andmete töötlemiseks kasutatakse paralleelservereid ja see päris big data hulk on tunduvalt suurem. Aga ütleme, kõnepruukis ka selliste andmete kogus nimetatakse ikkagi big dataks. See on nagu väike lohakuse moment terminoloogias, aga nii see ajalooliselt siis või protsesside jooksul läks. Ja ühesõnaga, kui algoritmid on juba valitud, siis on võimalik luua mudeli, mis siis hakkab pakkuma otsust inimese asemel. Ja tänapäeval siis see otsus tuleb millisekunditega. Nüüd, milliseid algoritme saab üldse machine learningus kasutada? Tegelikult neid on väga palju, on olemas ka väga palju erinevaid publikatsiooni veebis, kus inimesed siis võrdlevad asju, annavad soovitusi, mis andmete juures, mida saab kasutada. Ja paraku iga mudeli loomine algab ikkagi katsetusega, et tehakse mitme erineva algoritmiga siis mudelid ja vaadatakse nende mudelite efektiivsust. Probleem on selles, et väga paljud teadlased, kes ei ole kunagi praktikas saanud oma tulemusi kontrollida, näevad mingite programmide abil tulemusi ja arvavad, et see päriselt nii kehtib. Näiteks on olemas selline tarkvara nagu MATLAB, kus on ka olemas pakett machine learningu jaoks. Seal on väga lihtne kasutus ja inimesed, isegi kui nendel ei ole matemaatilist haridust, saavad seal hakkama, aga nad ei oska hinnatavad neid päris riske, mis pärast tulevad. Et päris elus on näha, et see reaalsus ei pruugi olla selline, mida seal esialgne arvutus on andnud. Selleks, et garanteerida usaldusväärsust, peab ikka olema väga tõsine matemaatiline ettevalmistus. Siin on siis mõned variandid, et logistiline regressioon, närvivõrgud, igasugused decision trees, nendest sellest otsustuspuust on võimalik ka kasutada väga erinevaid kombinatsioone, et ei tehta üks puu, vaid tehakse seal mingi 10 puu, siis optimeeritakse nende vahel. Ühesõnaga, tänapäeval on palju variante ja seda kõike saab siis olemasolevate andmetega katsetada. Ja töö, et kui ma tahan siis aidata startida uues riigis, mul peab olema kõigepealt oma mudel näiteks mingis esimeses riigis. Ja selles töös siis esimene mudel oli loodud Poola jaoks, mitte Eesti jaoks. Ja ka nagu pean ütlema, et see lähenemisviis oli ikkagi väga personaalne. Et need firmad, mis pakuvad masstoodangut, ei anna väga suurt täpsust. Näiteks ma olen kokku puutunud väga kallite mudelitega, mida siis turul pakutakse, aga nende täpsus on umbes 67%. Nüüd kujutate ette, et mingi firma annab laenud täpsusega 67%. Et mis sellest juhtub? Et on ju võimalik, et 33% inimestest ei maksa laenu tagasi. Laen edasi läheb inkassosse. Reaalsus on selline, et inkasso suudab tagasi tuua ainult 20% nendest laenutest ja tegelikult suure osa laenudest lihtsalt kirjutatakse korstnasse, kahjumisse. Ja nüüd, kuna nendel kiirlaenufirmadel on need riskid nii suured tavalistel kiirlaenufirmadel, et kus on võimalik nii suure rahaportsu kaotada, siis selge see, et nad peavad nagu kaitsma ennast selliste kõrgete protsentidega. Nüüd mina tegin sellise mudeli, mis esialgu siis garanteeris 82%.
Ja seda mudelit on kogu aeg võimalik siis täiendada ja monitoorida ka loomulikult. Mudel võib olla range, võib olla natukene leebem ja tegelikult juba esimene implementeerimine mudelis näitas, et me läksime plussi, et me saime kasumi 3 kuu pärast oli juba aruandest näha, et me läksime plussi. No vot, kui oli esimese riigi mudel olemas, siis oli vaja alustada mitmes riigis. Esimene nendest oli näiteks Rootsi. Ja siin ongi nagu loetelu mõningatest firmades, kes oskavad siis pakkuda mingit skoori, ehk see on nagu see tõenäosus, et inimene näiteks maksab ära, siis teine tõenäosus, et ta maksab, aga mitte õigel ajal ja kolmas grupp on siis selline, kes ei maksa üldse mitte midagi. Ja siin diagonaalis on siis mõned firmad, mis pakuvad skoori. Ma usun, et need firmad pankade jaoks sobiksid tunduvalt täiesti korralikult, sest et pankadel on tunduvalt jõukamad klientid ja ma usun, et seal täpsus on hea. Aga madalama palgalised inimesed ja see natukene siis mitte nii hästi kindlustatud kiht ei lähe nendes mudelites korralikult läbi, et seal on palju möödapanekud. No vot, ja siis ma võtsin ikkagi kogu töö enda kätte ja mul oli nagu siis oluline nagu aru saada, et kuidas siis kasutada näiteks Poola sisendit ja prognoosida klienti maksujõukus Rootsis. Esimene oli siis Rootsi ja pärast läksime Tšehhi ja Hispaania turule. Nüüd, kuidas mul on võimalik aru saada näiteks, kui palju see Rootsi ja Eesti on sarnased? Ja tegelikult nad ideaalselt sarnased ei ole, aga et kuidas näiteks on võimalik sarnasuse koefitsienti tuua mudelisse, et see tõstaks produktiivsust? No ja millised siis need andmed on üldse olulised ja millised saab siis üksüheselt ühendada ja millised ei tohi üksüheselt ühendada. Ma toon elementaarse näide. Eestis näiteks on täiesti, ja Poolas ka on täiesti normaalne küsida haridust. Rootsis ei tohi küsida inimese käest haridust. Et see ei ole viisakas küsimus ja kui firma seda küsib, siis klient loobub sellest firmast. Sellel on ajaloolised seletused, et Rootsis on natuke teistmoodi. Siis palganumber on Rootsis ühtlasem. Nendel ei ole miinimumpalka, nendel arvestatakse kõik need tulumaksud lähtudes siis selles palgas, mis nad saavad, seal on väga keeruline see süsteem ja see ühtlustab siis inimeste kihti. Ühesõnaga, mõned asjad saab üksüheselt üle tuua, aga mõned mitte. Ja vot siis ma avastasingi enda jaoks seda lehte, ma tegelikult otsisingi, ma olin täiesti kindel, et on uuritud igasugused riigid selle sarnasuse välja selgitamiseks. Et näiteks esimene eesmärk, mida see firma välja endale pani, oli see, et kuna Euroopas inimesed hakkavad siis töötama ja siis näiteks immigreerima ühest riigist teise, et millised ohud on, et millised riigid teise riiki näiteks lähevad ohutamaks ja milliste kultuuride ühinemisel tekivad probleemid. See oli nagu siis nende eesmärk ja nendesse läks siis. Väga huvitavad uuringud. Seal on väga palju kokkuvõtted, diagrammi, et seal võib surfata mitu päeva ja lihtsalt huviga vaadata. Ja seal on erinevad siis sellised ka tasemed, kus kohas olid asjad uuritud, et näiteks pereväärtused, tööväärtused, religioon, poliitika, väga palju tegelikult. Ja need andmed olid siis seal esitatud failides, mis sobivad
SPSS-ile ja mingitele teistele programmidele, mis sama formaati oskavad lugeda. Ja umbes nõnda nad siis nägid välja, et kui näiteks avada, siis seal oli võimalik siis küsimust vaadata, küsimused olid ka grupeeritud mingite suurematesse rühmadesse ja siis vaadata, millised valikvastused siis seal on. Ja on olemas seal ksiiruudud, on olemas igasugused teised testid, on olemas Evcliduse meetrika, milles kõige suurem probleem. Asjad ei ole siin üks-üheselt ühendatavad. Ja muidu need tavalised testid kontrollivad ju iga parameetri nende üksteisega. Ja nüüd, kui on üks hulk suurem, teine väiksem, et mis seal siis teha? No ja sellepärast, ja mul oli oluline vaadata inimeste prioriteedid just. Probleem number 2. Kui meetrika kasuks ma otsustasin ja see oli minu jaoks tõesti nagu sisemine analüüs, et ma ei võtnud niisama, siis teine mure oli see, et vastused ei olnud absoluutselt ühes skaalas toodud. Osadel oli näiteks mingid 5 vastust valikvastusteks antud, osadel oli teistmoodi, aga mul võrdlemiseks oli, kui ma tahan prioriteete võrrelda, mul oli vaja need viia ühele ja samale skaalale. Ja siis 3 nurka reegli abil seda oli võimalik teha. Ma siis arvutasin kõik need parameetrid ümber ja viisin siis ühele skaalale. Nüüd, Lorentzi meetrika näeb siis nõnda välja, et moodustatakse kõikides parameetrides järjestatud paarid, et kus nagu näiteks esikohal on see parameeter, mis natukene suurema prioriteediga ja siis kõik need järgmised, mis on väiksema prioriteediga, nagu siis pannakse vastavasse paaridesse. Et näiteks, oletame, et haridus ja religioon lähevad paaridesse, siis kõik parameetrid saab panna oma vahel paaridesse, kus näha, kumb nendest väärtustest näiteks inimesele rohkem prioriteetne. Ja siis vaadatakse elementide hulka, esimese nagu riigi nagu siis hulka, teise riigi hulka, vaadatakse ühisosa ja nõnda arvutatakse. Kui ma oleks seda käsitsi teinud, ma võib-olla oleks loobunud sellest meetrikast, aga mina programmeerisin mõned aastad tagasi programmi, mis võimaldab jällegi mingite millisekunditega arvutada siis kõik need väärtused ja annab ka graafilise tagasiside. Et ühesõnaga need värvitud ruudukesed näitavad seal ühisosa, ja valged siis nagu mitte kattuvad. See on ainult pisikene fragment, seal küsimusi oli üle 300. No ja siin näha, ma kohe hakkan juba lõpupoole jõudma, et näiteks kui võtta Rootsi ja Poola, siis väga sarnased nad küll ei olnud. Siin on 40% ikkagi erinevust. Aga sellest ei olnud midagi hullu, et need sarnasuse koefitsientid ma sain siis viia selle üldmudelisse. Selles üldmudelis oli siis Poola sisend, kus oli, ütleme, väga-väga suur ports inimesi analüüsitud ja seal oli nagu teada, et kuidas nad siis tagasi maksid ja see oli nagu siis masinate treenimiseks, seal oli ka võimalik siis masinat verifitseerida ja nii edasi. Ja nüüd kliendid tulid siis Rootsist ja see masin siis oli ka kalibreeritud nende sarnasuse koefitsientidega, kuidas täpselt ma teile siis kahjuks ei saa ütelda, et see on ikkagi ärisaladus. Ja siis iga 3 kuu tagant oli võimalik, miks 3 kuu tagant, sest et 90 päevaga laenud läksid inkassosse. Ja siis oli näha, et kus me oleme. Ja need, kes olid hästi makstud või nagu pahasti makstud, kelle kohta oli käitumine teada, lisati siis nagu algus hulka ja treenite ümber. Ja siin siis uues riigis ka täpsus tuli 80%. Ma kahjuks peale mudelite loomist töötasin ainult mõned kuud, aga ma jõudsin näha, et Rootsi läks ka juba nagu Rootsi töökasumid. Need mudelid olid ka loodud teistes riikides, aga
nende kohta tulemusi mul ei ole. Et nii nagu Paul Leisil mul läks sama palju üle, aga ma väga tänan teid kuulamise eest ja kui teil on küsimus, siis ma hea meelega vastan. Aitäh ettekande eest, lugupeetud kuulajad, on teil küsimusi ettekandjale? Mikrofoni saab minu käest. Aitäh, see oli ka väga-väga huvitav, aga kui Pauli jutt oli nagu suunatud magistritasemele, siis siin mulle tundus, et jutt oli suunatud lausa doktoritasemele. Et äkki sa saad paari sõnaga öelda seda, et kuidas ja mida sa näed, mida saaks teha nende esimese astme tudengitega või kuidas oma... No jaa, et võib-olla see on nagu, see oli minu teadustöö, et need tulemused ma ka publitseerisin Frankfurtis Finance.com 2016. Aga esiteks sellised tööd näitavad tudengile, miks pärast on vaja matemaatikat ja täppisteadust üldse õppida. Et paraku küll ei ole võib-olla hea esimeses klassis lapsele seletada, miks ta peab midagi õppima, aga kui inimene ikkagi teab, miks ta õpib, see on hoopis teine motivatsioon. Sellest jällegi on olemas turu-uuringud. Nüüd, kui ma tahan, et doktoriõppes nad oleksid suutelised mudelid looma, siis on võimalik ka jälgida, et kõik need teadmised oleksid omandatud. Ma tean, et siin IT kolledžis on päris palju ära tehtud, et on olemas ka statistika. Statistika kindlasti peab olema siis enne machine learningu ja tegelikult on olemas ka katsed. Ma tean, et Tartus on katsed, et nad õpetavad R-keele, mis oskab machine learninguga, ma tegin ka nagu mudelit R-keeles. Ja nendel juba õpetatakse selliseid põhitööd. Ma olen näinud sellist nagu tudengid, kes lõpetas Tartu Ülikooli ja ta ei osanud mudelit luua sellise täpsusega, aga ta sai asjadest aru. Ja sellepärast bakalaureuse tasemel kindlasti saab üsna palju juba ära kasutada. Ja see on nendel huvitav. Ma olen nagu... mul Tallinna Ülikoolis, kus mul üldse see isu tuli nende mudelite peal. Mul oli, kui ma sealt nagu viimast aasta olin dotsentina, mul tudeng valis machine learningu, minu juurde tavaliselt tuldi nõnda, et ma tahan midagi suurt teha. Et ma olen nõus tunduvalt rohkem tegema, aga ma tahan nagu kindlustada oma tulevikku. Ja siis ta valis, et ta tahab närvivõrkudega prognoosida Tesla aktsiad. Ja me siis, et tema nagu siis hästi palju uuris, silmad kogu aeg särasid ja väga palju nagu siis oli võetud ka mitte ainult nagu arvuliselt, vaid tema ka siis uuris igasuguseid uudised, et see on nagu nüüd Twitteris ka igasugused sellised kommentaarid olemas ja oli hästi huvitav ja kui me seda tööd esitasime, väga paljudesse tekitas huvi ja tegelikult see on praegu väga selline perspektiivne suund, et sellel on tulevikud. Praegu on seda veel turul vähe, aga varsti tuleb see laviin, kus sellised spetsialistid on väga vajalikud. Ma ei tea, kas ma vastasin. Ja motivatsioon on kõige olulisem ja. No siin ma võib-olla täpsustaks, et seda sellist õppeainet meil ei ole. Inimene kahtlemata hakkab õpetama valdavalt muid asju, aga siis ütleme see illustratiivne materjal ja nagu öeldakse, motivatsioonipakk on siis ka selles teadustöös olemas. Ma olen õpetanud näiteks intelligentsed süsteemid Tallinna Ülikoolis. See on väga suure ühisosaga, mida Peeter näiteks õpetab siin. Et ainult, et mul oli ka rõhk nendele intelligentsetele süsteemidele ja programmeerimine on see nagu siis põhiaine, mida ma olen siis 20 aastat õpetanud. Kaua sa ise programmeerinud oled, millal viimase programmi tegid? Ei, aga ma viimast programmi tegin võib-olla, ma tudengitega reaalajas ikkagi programmeerin, ega ma ei anna valmis koodi. Et nemad jälgivad mind, mina ka eksin, siis nad koos minuga parandavad ja nad ei maga minu loengutes, sest et nad tahavad nagu mind ka aidata, et kui mina eksin ja see nagu jällegi nendel on huvitav.
Kas auditooriumil on veel küsimusi? Paistab, et ei ole, me oleme jällegi graafikus taas. Suurepärane, ma tänan siis doktor Matsak ettekande eest.